Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Elame vastuoluliste kujutluste maailmas ja need kujutlused puudutavad meie heaolu ja õnne ja ei ole alati omavahel kooskõlas. Oled sa kunagi mõelnud, et tõeline õnn peitub just seal, kus maailm näeb nõrkust ja vaesust? Just sellist nägemust esindab Jeesus oma mäejutluses. Kuulakem, kuidas evangelist Mattus seda meile kirjeldab. See on kirja pandud Mattuse evangeeliumi 5. peatükis esimesed 18 salmi. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse. Ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohvetid enne teid. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei, see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade latta. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi alale. Nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus alustab oma jutlussõnaga õndsad. Kreeka keeles makarios. Ja see tähendab õnnelik või ka lausa üliõnnelik. Niisiis Jeesus ütleb meile kõigepealt 8 korda, kui õnnelik sa oled, kui ja siis need tingimused. Kuid see on täielik vastand sellele, mida maailm meile õnne kohta iga päev räägib ja sisendab. Maailm ütleb, õnnelikud on need, kes on rikkad ja edukad. Kuid Jeesus ütleb, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. See on selgelt vastuvoolu minek. Tahtmatult küsime, kas ma pean siis oma äri põhja laskma, et olla hea kristlane. Ja mida tähendab olla vaimus vaene? See ei tähenda kindlasti, et sul pole üldse maist vara. Küll aga seda, et sa pole varanduses oma südamega kinni, sa ei ole sellesse kiindunud. Küsimus on selles, kas sina oled vara käes või vara on sinu käes. Aga varandus ei pruugi olla tingimata rahas mõõdetav. See võib olla ka sinu karjäär, sinu teadmised, kompetentsus ja positsioon. Isegi usuline enesehinnang võib osutuda nii kõrgeks, et Jumalal pole enam sinu elus ruumi. Selleks, et Jumal saaks meie ellu tulla, on vaja talle ruumi teha.
Nõnda siis õnn algab sealt, kus me mõistame oma vaimulikku vaesust ja vajadust õnnistegija järele. Ja veel ütleb Jeesus, õndsad on tasased. Tasadus ei ole nõrkus. See on nagu taltsutatud jõud, nagu tugev hobune, kes on õppinud kuulama oma peremeest. Tasane inimene ei vasta kurjale kurjaga ega torma iga asja pärast sõtta, vaid on valmis taluma ka ebaõiglust, sest ta usaldab Jumalat. Kuid see ei ole enesestmõistetav ebaõigluse talumine. Jeesus ütleb, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. See oli lihtsalt reeglite täitmine, nagu seda tegid variserid, kes olid uhked oma seaduse kuulekuse üle. See on südame igatsus. Jeesus tahab, et meid motiveeriks armastus, mitte hirm karistuse ees. Me ei sõida ju ettevaatlikult mitte politsei pärast, vaid sellepärast, et meie autos on abikaasa või laps, keda me armastame. Veel ütleb Jeesus, õndsad on halastajad. See tähendab, et me ei mõista teisi hukka nende vigade pärast, vaid selle asemel, et visata kiviga, ulatame neile käe. Halastus on see, kui sa ei anna oma ligimisele seda, mida ta väärib, vaid seda, mida ta vajab. Vahel vajame me lihtsalt rahu. Sellepärast ta ütlebki, õndsad on rahutegijad. Rahu algab kodust. Pole kasu, kui võitleme maailma rahu eest, kuid oma kodus käib sõda. Rahutegija toob kaasinimeste ellu headust. Teda hüütakse Jumala lapseks, sest ta sarnaneb oma taevasele isale. Oluline on sedagi mõista, et need 8 õndsaks kiitmist ei ole nagu restorani menüü, kus sa valid vaid sulle meeldiva ja taskukohase toidu. Näiteks ma võtan halastuse, aga tagakiusamist ma täna ei soovi. Ei, õndsaks kiitmised on tervikpakett. See on iseloom, mida Jeesus meilt ootab. See on ühtlasi vaimne kasv, mis algab sisemisest hoiakust, kurbusest, puhtast südamest ja sisemisest osadusest Jumalaga ja jõuab nähtavate tegudeni, tasaduse, halastuse ja rahu tegemiseni. Sisemise kasvamise nähtavaks muutumine ei ole lai tee ega lai värav. See võib tähendada ka kaasinimeste põlgust ja isegi tagakiusu. Asjatult ei ütle Jeesus, et õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Kui me elame nendest põhimõtetest lähtuvalt, olles halastajad, puhtad südamelt ja rahutegijad, siis me eristume sellest maailmast. Me oleme siis nagu sool, mis takistab roiskumist ja valgus, mis paljastab pimeduse. Lõpuks peab ütlema, et iga kirjeldatud iseloomujoonega kaasneb ka tõotus. Kui sa oled kurb, siis sind lohutatakse. Kui sa hoiad südame puhtust, siis sa näed Jumalat. Kui sind taga kiusatakse, siis olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Ühesõnaga Jeesus ütleb ära, klammerdu siinse maailma õnne külge. Vaata kaugemale. Tõeline õnn peitub Jumala ligiolus ja pühaduses. Ta kutsub meid üles mitte ainult neid sõnu kuulma, vaid ka praktikasse rakendama. Ja nii küsib ta ka täna, oled sa valmis oma vaimu tühjendama, et saada täidetud Jumala ligiolust? Oled sa valmis olema rahutegija ja õiglusotsija? Neis õndsas kiitmistes peitubki tee õnneni. Maailm ei pruugi sellel teel käijaid mõista, kuid sina oled sellel seaduse ja prohvetite rajal igal juhul õnnistatud. Palvetagem. Issand, sa näed, kui palju on meis veel maailmameelsust. Vabasta ja täida
meid igatsusega saada sinu ligiolust täidetud ja astuda õndsuse teele. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.